eksperimenti. Nii, mis me nüüd täna siis vaatame? Meil on siin üks veekann ja siis on meil siin üks mandariin. Joosep, kas sa võtad palun selle mandariini ja paned selle kannu sisse? Niimoodi. Mis juhtus? Suuremaks läinud. No jah, see vaatad natuke alla. Õige, siit saaks veel teha väga palju järeldusi vee sees, ta paistab suurem, sest vesi on nagu luup, aga millest ma tahtsin täna rääkida on see, et kas te näete, et ta ujub vee peal? Mis te arvate, miks ta ujub vee peal? Miks ta põhja ei vaju? Ma arvan, et seal on nii palju auke seal sees. Peaaegu. Mandariini koor on selline väga huvitav mügarlik. Näete jah? Kui te võtate mandariini uuesti välja sealt nüüd. Ja kas te koorite mandariini ära? Nii, me koorisime mandariini ära. Kas mandariin läks nüüd raskemaks või kergemaks? Ma arvan, ta läks kergemaks. Kergemaks. Kui ta enne oli nii kerge, et ta ulpis vee peal, mis te arvate, mis ta nüüd siis teeb? Läheb lendu või? Ei, ma arvan, ta läheb alla. Ja läheb alla, ma arvan ka. Sellepärast, vaata, kui sa näed, seal on nagu suured augud siin. Ja siis, kui see vesi... Need augud lähevad vett täis või? Jah. Nii, aga proovime, paneme ta vette, vaatame, mis juhtub. Keerab ringi. Ja vajus põhja. Nii, mis te arvate, miks ta vajus põhja? Miks ta ennem oli vee peal ja nüüd vajus põhja? Sellepärast see koor, sellepärast nagu... Ma arvan, ma tean. Koore sees on... Nagu see... õhupadjakesed. Ja, sellepärast vaata, kui te näete, see ei ole märg veel. Ja koore sees, kui te vaatate mandariini koor, te näete, see on siuke mügarlik. Ja siin sees on... Õhupadjakesed on siin sees ja õhupadjakesed hoiavad mandariini vee peal. See on täpselt samamoodi, kui inimesed käivad paadiga merel kala püüdmas, nendel on seljas vest, mis on õhku täis ja hoiab neid vee peal. Ja samamoodi on ka mandariiniga. See on mandariini päästevest. Et tal on õhupadjad sees ja õhk hoiab meid vee peal. Aitäh kuulamast ja vaatamast. Tule teinekord jälle.